Ma räägin oma lastega kiusamisest, küberkiusamisest ja sellest, kuidas koolis läheb või üldse täna läinud on iga päev. Kuidas olid omavahelised suhted koolis, kas kellelgi teisel oli halb koolis ja me arutame neid teemasid hästi palju. Ma arvan, et lapsed tegelikult, kui nad satuvad kiusatavaks või ka on kiusajad, ega nad ei räägi tegelikult sellest nagu, et ta tuleb koju, emme, mul oli nii. See on harva. Ma ikkagi pean selle ise välja küsima, uurima ja me saame seda siis arutada ja siis ma saan ka teada, mis täpselt juhtus. Mina jälgin ka Instagramis ja ka TikTokis oma lapse sõpru. Ja ütleme nii, et ka mõnikord olen sattunud olukorda, mis on mind šokeerinud ja ma arvan, et enamik need lapsevanemad ise üldse ei tea, mis nende lapsed Instagramis teevad. Üks kõige olulisem asi, mida oma lapsele sa saad pakkuda, on see turvatunne ja see, et ta usaldaks sind. Kui laps sind usaldab, siis sul on kõigele ligipääs ja sa saad näha, mis toimub tema ja tema sõprade, klassikaaslaste, tuttavate, huviringi kaaslaste vahel. Kui te juba selle ukse saate avatud, siis ma arvan, saab alati ka probleemidele lahendus, et ei ole olemas probleemil, millel ei ole lahendust. Pigem on halvad lahendajad. Kiusamisvaba kool on selline väga südamlik algatus, millega on Eesti koolidel kõigil võimalik liituda ja seda saab teha kiusamisvabakool.ee lehel, et kui kool ei ole veel, lapsevanem ka, sa võid seda ise soovitada oma koolile, et siis kindlasti pange ennast seal kirja. See on MTÜ ja läbi annetuste nad kogu aeg järjest liidavad uusi koole sellesse programmi.